Tere, kena talvist pealelõunat. Tervitan teid meie järjekordsel webinaril. Minuga koos on täna siin Alar Hammer, kes on meie PIM-lahenduste peaspetsialist ja juhtivkonsultant. Juba hea meelega teeme mitmendat korda koos just pilvelahendustele mõeldud webinare. tere, tere. Ja tänane webinar keskendub Docsile. Docs on siis platvorm, mille peale Autodesk on ehitanud oma pilvelahendusi ja sellega kaasa saab kunagi soetada vajadusel ka kõiki erinevaid teisi mooduleid, millest me oleme varem rääkinud ja räägime tulevikus, aga täna räägime tõesti ainult Docsist. Ja pealkirjas on juba öeldud ka, et kuidas ületada Docsi väljakutsed ja vältida projekti riske. Oleme valinud teatud teemad, sest et kõikidest väljakutsetest ühe webinari jooksul lihtsalt ei jõuaks rääkida. Küll jõuame nendeni ka tulevikus, aga alguses, nagu ikka, paari sõnaga meie ettevõttest, kes on meie webinaril näiteks täiesti uued inimesed. Miks üldse Arukad süsteemid, räägib Autodeski tarkvarast. Meie peamised tegevusvaldkonnad on siis 3D CAD, CAM ja BIM projekteerimistarkvarade müük ja koolitamine. Kolmes peamises sektoris need tarkvarad meil jagunevad: ehitusarhitektuur, tööstustootmine, visualiseerimine. Ja peamiselt ta on ehitusarhitektuur meil kõige aktuaalsem olnud, aga väga hea meelega toetame just ka tööstust ja tootmist ning visualiseerimise osa on järjest kasvutrendis. 2009 aastal Arukad süsteemid loodi ja meil ongi juba veebruaris 17. sünnipäev. Soliidne iga Eestis. Autodeski koolituskeskuseks saime 2011 ja kuldpartneriks 2013 ja seda oleme hoidnud stabiilselt ning plaanime hoida ka tulevikus. Leiame alati parima lahenduse, pakume koolitusi, konsultatsioone ja kõike muud vajalikku, mis tarkvara juurutamisel läheb tarvis. Meie koolituskeskus on stabiilselt tegutsenud, meil on alati olemas sertifitseeritud koolitusinstruktorid, Autodeski poolt siis sertifitseeritud. Ja nagu siin loetelus näha, on meie koolitused mitmetele erialaspetsialistidele. Ja tänane teema, see Autodesk Docs, ausalt ja võimalikult praktiliselt me sellest siis täna räägime. Common Data Environment on siin CDE akronüümi taga peidus. Millised on siis väljakutsed ja millised on võimalikud lahendused? Ma tahaks öelda eelkõige siis projektidega alustamisel ja seadistamisel, aga ka siis nende projektide käigus hoidmisel. Ja selle osa võtabki üle siit Alar, kuna tema on ikkagi praktiseeriv kasutaja ja päris insener. Et ma lõpetan praegu siit oma poolt ekraani jagamise. No nii, veel kord siis tere kõigile. Ma kohe hakkan share ima ekraani. Ma eeldan, et see. Sa, Karol, võid öelda, kas tuli ette õige ekraan? Mis see hall jääb? On? Jah, kõik on õige. Jaa, vahepeal hakib. Ühesõnaga, tervist minu poolt ka, et mina siis Alar Hammer, et praktiseeriv jah, et projekteerimises ja nüüd siis kogu selles projektipanganduses ja asjanduses ka sees, et olen tegelenud sellega tänaseks juba, ma ei tea, üle 15 aasta vist. Et näinud neid igatemoodi rõõme ja asju. Ja täna siis nagu Karol juba ütles, et räägime siis Autodesk Docsist ja just nendest
nii-öelda, mis on ilmnenud nüüd siis erinevate, ütleme siis kasutajate seal kogemustest ja asjadest, et noh, natuke siukseid, lükkame ümber mõnda asja ja nagu selgitame tegelikult, et siukseid nagu detaile ja tehnilist poolt. Et esimene asi kohe olekski siis, millest rääkida, on siis väljakutsed failihalduses, et milles siis, kui ütleme, mis on nagu erinevused siis docs ja ütleme nii-öelda traditsioonilised pilvekaustad, mida kõik me kasutame vähem või rohkem. Et see kindlasti ei ole nagu selles mõttes, ta siia vahele ei saa teha, tõmmata võrdusmärki, et nad on veits erinevad asjad. Et esimene asi, mis on tulnud nagu siin kasutajate juures nagu ilmseks või noh, probleemiks, et failid näiteks laevad kas siis üles aeglaselt või siis noh, üldsegi on seal nagu omad siuksed nüansid. Et mis on selle Docsi nagu ja selle desktop connector'i nagu erisus, kui nii võtta, et desktop connector tegelikult ei ole nagu tavapärane File Explorer, et ta ikkagi peegeldab, mis on veebis, aga see noh, tõde on ikkagi nagu veebis, et see idee on see, et need failid on ikkagi suuremad kui tavapäraselt, kui me räägime mudelitest ja ütleme jah, noh, põhimõtteliselt mudelitest, eks ju, et siis ta lihtsalt võtabki rohkem. aga mõte on selles, et ta on aeglane, sest ta on kontrollitud, sest ta ikkagi, ta nagu versioneeritakse ja õige nagu tõde on alati ikkagi see, mis me näeme nagu veebilehel, et see on nagu see, et mis see nagu tema nagu see nüanss on esimene siis teine ongi, et mis on tulnud nagu välja, on desktop connector'is, see on ju ka Eesti praktikast ja ka väljamaadseid foorumidest, igalt poolt, kus on küsimus, ongi nüüd lukustused ja näilise valmisoleku lõks. et, et jah, see on nagu probleem, et sellega tuleb lihtsalt olla nagu selles mõttes nagu teadlik, mis on tekkinud nagu probleemid, et ja kus on ka see connector'i probleem ongi, et ta võib arvutis olemas olla, et kus ta kindlasti ei tööta, mul pärast tuleb ka juttu ka, et kui fail pannakse nii-öelda desktop connector'isse ülesse kiiresti, eeldatakse, ta peaks kohe pilves olema, aga see asi võtabki lihtsalt aega ja siit võivadki tulla niisugused probleemid, kas ta on siis lukus fail sellel hetkel või teda veel ei paista nii-öelda veebis, et see ongi tegelikult nagu töövoo üks osa, et see on täiesti normaalne tegelikult käitumine tema puhul. Et noh, kes nüüd, vot mul on raske siit öelda, et kas keegi teist on juba Doksi äkki kasutanud ka või kui te võite muidugi visata sinna chati, et kas keegi on Doksi üldse puutunud, vaadanud, kasutanud äkki, et oleks täitsa huvitav kuulda, et kes siin praegu meil kuulamas on. Siis on küll juba. ma mainisin, et kolmas asi, mis on nagu tihtipeale olnud probleemiks, see faili nähtavus arvutis, ehk siis see ongi see noh, nii-öelda meie maailmas File Explorer, aga tegelikult ta on siis nagu peegeldab seda pilve, et see ei tähenda, et kui ta on arvutis, et ta oleks kohe siis üleval pilves, ehk siis selle common data environment, et alati see tõde on alati ikkagi nagu veebiversioonis, kui ta on sinna üles laetud, siis ta seal ka nagu oleks mõistlik sealt ka teda otsida. et ma võin korraks näidata ka, kohe ma näitan, kuidas ta meil selles välja näeb, ma eeldan, et te vist praegu äkki näete seda. jaa, õige. õige, et noh, näiteks kui ma siis võtangi lihtsalt arhitektuuri kausta, et kui need failid on siin, noh, mul pole see otseselt nagu võrdlust teha, aga põhimõtteliselt kui ma avaksin ka siit nüüd paralleelselt üks hetk, ma teen kohe siit paralleelselt ühe kausta ka lahti. Üks sekund, leian ta ülesse. Et kui ta on siinsamas, et teil tekiks lihtsalt nii-öelda võrdlusmoment, eks ju, mis mul seal lahti oli, AR kaust, eks, et sama kaust sisuliselt on, eks ju, siin. jah, nüüd on ees. Siin ka meil, eks ju, et siin on ka teatud failid, eks ju, arhitektuurimudelid ja IFC mudelid, kui nad nii-öelda siin on samad, aga kui te nüüd näiteks keegi teeb tööd ja paneb selle faili siia project brauserisse, siis ta kindlasti peab jälgima, et see fail ka ilmuks tegelikult siia veebiversiooni, et sellega on tihti nagu, kuidas öelda, nagu
nagu ennatlikult arvatud, et ta on olemas ja siit tekivad ka igat moodi muud küsimused, mille juurde ma kohe varsti ka jõuan. et see on siis see nii-öelda see veebivaade, et teil tekkis see idee. Siis mis on, jah, see ongi see, et see võib ka öelda, et Doksis on üks lihtne reegel, et veeb on tõde. et, ja kui seda faili Doksis siis veebis ei ole, siis tegelikult projekti jaoks seda faili ka ei ole tegelikult olemas ja see on ka tulnud siin kasutajatele välja, et tõesti üks Eesti firma, kes kasutab Doksi päris tublisti intensiivselt ja neil oli ka seal, tekkis ka olukord, kus siis oli hästi paljudes osades kokku pandud suur fail, see oli minu arust mingi raudtee ja ütleme, kogu see infra asi ja ollakse, ütleme noh, see mitte, et see oleks nüüd nagu tavapärane käitumine, aga et ollakse natuke kärsitud ja tehakse ka nii, et keegi kuskil salvestab faili, vajutab save, hõikab üle toa kellelegi, ma ei tea, kes seal on, siis Toomas näiteks, et Toomas, fail on salvestatud ja siis Toomas avab selle noh, põhimõtteliselt seal loetud sekundite jooksul ja siis juhtubki tegelikult see, et tegelikult see ei ole sünkinud ennast ära ei pilve ega siis Toomase arvutisse ja siis juhtuski reaalselt niimoodi, et Toomas ehk siis kasutaja number 2 hakkas kasutama tegelikult aegunud faili või noh, eelmist versiooni ja siis, kui ta juba seda kasutas, avas, siis seal tekkisid omad nagu teemad, et ta selles mõttes, see süsteem ei ole mõeldud niisuguseks kiireks tööks ja seda võiks täitsa nagu arvestada, et ja noh, tegelikult kuna siin ma eeldan, et kuulavad praegu valdavalt projekteerijad ja kes tegelevad ikkagi mingit laadi ehitusinfoga, et noh, tegelikult noh, me ju tegelikult ei ole ju ma ei tea, kes mida kuulda on, aga tuletõrjujad, eks ju, et me tegelikult ei tohiks nagu failidega noh, et see ei peaks olema normaalsus, et me peame meeletult kogu aeg jooksma ummisjalu, eks. Nii, siis ongi see teema, et suured mudelid ja katkestavad upload, et see on üks varjatud risk. ja ongi, et mida noh, suurem fail ja mida kiiremini tahetakse edasi liikuda, suurem on see risk, et midagi jääbki pooleli, avastatakse, eks ju, hiljem. et siin on see ja siis noh, kohe tekibki, eks ju, kas on vale versioon, mingi topeltfail tekib, keegi otsustab midagi vale info põhjal, et noh, see on niisugune noh, millega tuleb nagu arvestada, kui nagu hakata nüüd sellele docsile üle minema või nii-öelda tahta minna ikkagi nagu see common data environment, mis tegelikult noh, mina ütleks täna nagu noh, ega palju siin valikuid nagu enam pole, mitte et see ainuke oleks, aga põhimõtteliselt, kui me räägime common data environment'is, siis me ju tegelikult kõik tahame, et üks tõde oleks olemas, eks ju. ja noh, kui siin kindlasti kõik on kasutanud mingit teist, kolmat, neljandat, ma nimetan lihtsalt siin Dropboxid, SharePointid, mis iganes on olemas, eks ju, tänapäeval, siis nad ikkagi on head failide jagamiseks aga see, mis selle common data environment'iga nagu tegelikult juurde tekib, ongi ikkagi see failil info, et kes jagas, millal jagas, mis on kommentaarid, mis versioon, ma tean, et osad neist versioneerivad ka, aga nad ikkagi jäävad natuke nagu noh, nagu veel nagu puudulikuks veitsa, et ja noh, see aeglane ongi noh, mõnes mõttes võib-olla natuke imelik, aga Docs nagu küsib alati, et kes, kus, mis ja siis see teeb ta aeglaseks, aga selles mõttes turvaliseks, et tegelikult me ju keegi ei taha teha topelttööd või valetööd, me kõik oleme sellega kokku puutunud kindlasti, et ja noh, me seda ei taha rohkem. nii, järgmine slaid, mis ta nüüd mõtleb siin? nii, tuli. ehk siis järgmisega räägime siis struktuurist kui sellisest, et, et mis on üldsegi selle idee, et ükski see common data environment ei tööta, kui struktuur ei ole paigas. ja need on tegelikult ju reeglid, eks ju, mis on alati võiksid olla või peavad olema, et ja ükski tööriist ei paranda tegelikult halba struktuuri, et kui struktuur pole üles ehitatud, siis läheb iga asjaga raskeks. ja mis siis siin on nüüd välja tulnud? nii, tuli vist jah. ehk siis idee on lühike loogiline kaustastruktuur peaks olema, et selle konkreetse näite puhul, mida ma siin aeg-ajalt ikkagi toon, et see oli seotud siin nagu raudteedega, niisuguste asjadega, teatud nõuetega, siis seal hakkasidki tulema tegelikult nagu probleemid, mida tegelikult ongi keeruline noh, natuke praegu siin lahendada,
et kaustapuud lähevad väga pikaks, kui on mingid erinõuded ja siis seal olid nagu probleemid, aga ütleme, see üldine loogika on see, et lühike ja loogiline kaustastruktuur peaks nagu olema tegelikult noh, igas projektis olema ausad, eks. aga, aga et ütleme jah, me nagu rõhutamegi, et ja see noh, see nagu see slogan või lause võiks olla, et kaustastruktuur peab olema lühike ja arusaadav ka inimesele, kes tuleb projekti, eks ju, poole pealt siseneb. et ta ei tohiks olla väga sügav. Ja no muidugi see on see klassika, et mitte, et noh, meil on alati nii tehtud, eks noh, see on ka sihuke, tähendab, et ma nagu ütlengi, et Oksi puhul tuleb, kuidas öelda, muuta veitsa oma nagu mõttemaailma selle maailma koha pealt, et see on see suures pildis lihtsalt. et ta peab olema loetav ja loogiline ja kui peab küsima, et kuhu fail panna, siis on juba struktuur natuke liiga keeruline. aga noh, mitte et see alati lihtne oleks, jutuks hea küll. nii, siis ühtne failinimede loogika, noh, see on iseenesest nagu elementaarne, aga, aga faili nimed, noh, see on jällegi, ma ise olen projekteerimise valdkonnas, siis ma tean, et no juhtub igatme asju, eks ju, et kes paneb taha versioon 2, versioon 3, kes paneb kuupäeva faili taha, mis iganes see on, siis on ta TVG, PDF, mingi IFC fail, et tegelikult peaks nagu ikkagi faili nimi olema üks ja kogu aeg läbivalt ja siis seal on vastavalt, ütleme siis versioonid, et ja see, ütleme, versiooni kommentaar ütleb, mis seal juhtunud on ja hea näide, noh, versioonide kohta ka või mis on nagu hea tava, et noh, ma ei tea jällegi, kuidas teil on, ma saan rääkida nagu enda eest loomulikult, et elu on näidanud, et ega naljalt keegi ei taha oma failide taha mingit arusaadavat kommentaari panna, üldse mitte, eks et kui antakse uued mudelid välja, aga siin nüüd Docsis saab ikkagi failide taha nii-öelda anda ka kommentaari, kommentaar võiks noh, ilusas maailmas olla mitte siis uus või versioon 2 või mis iganes, vaid seal võiks olla kirjas tõesti, et vastavalt sellele issue'le on tehtud see asi, eks ju. no lihtsalt niisugune mõttekoht, et see võiks nagu olla, eks ju, üks niisugune. seda ma rääkisingi, et versiooni kommentaarid, et see ongi nagu otsustuste ajalugu, et sealt tekib ka niisugune noh, mingi logi asjadele, eks. siis metainfo, et see ongi, see docs võimaldab failidele panna igatpidi kirjeldusi, infot, kõik muud niisugust vajalikku, aga noh, ongi see kõikide asjade puhul, noh, on läbivalt olnud see asi, et kõik need asjad töötavad siis, kui me seda kasutame ja kui inimesed nagu reaalselt kuidas öeldes, noh, saavad sellest loogikast aru hästi, et muidu nagu need asjad jah, lähevad keeruliseks, et ma alguses juba ütlesin, et see ei ole mitte, küsimus ei ole tarkvaras, küsimus on ikkagi struktuurides ja nii-öelda standardites, et see on see üks asi, nii struktuurine töövahendid ehk siis inimene protsess ja ongi viimane punkt, et see on nagu meeskonna kokkulepped, et see ei ole nagu IT küsimus üldjuhul, aga mis on nüüd Doxi puhul see, et Dox loob selle raamistiku või siis selle masina, kuhu me saame seda kõike nii-öelda siis kasutada. ja siis kindlasti tuleb noh, selles mõttes ka noh, teadlikuks saada, et Dox ei sunni tegelikult midagi tegema, et ta võimaldab ikkagi asju, mida inimesed teevad nagu ikka. Dox ei mõtle meie eest, Dox teeb lihtsalt nagu nähtavaks. et ja noh, see on nagu see lause, mille peale võiks nagu mõelda, et kui struktuur ei tööta, siis probleem ei ole Doxis, et siis on probleem struktuuris. Alar, aga kas see on see koht, kus saab ka template'i mainida, kui docsist rääkida või see on ja veel? ikka jah, jah, tegelikult noh, loomulikult noh, templiidi koht ongi, et kui keegi hakkab kasutama seda asja, siis loomulikult tuleks luua endale templiit, kus on juba teatud failipuud, asjad. ma ei tea, kas see võib-olla isegi ongi, ma näitan seda kaustastruktuuri, see oli praegu hea märkus sul siin, ma korra viskan siia ekraani peale selle. no et ma muidu võib-olla tõttan veitsa ette, aga et teile tekiks nagu niisugune nagu idee, et see ei ole nüüd Doxi osa, see on tegelikult design collaboration osa, aga see loogika on sisse ehitatud tegelikult siia. tähendab, et ütleme, et see loogika on, ma püüan seda nii lihtsalt seletada kui võimalik, et idee on selles, et kõikidel osapooltel, mul on tehtud siia lihtsalt üks väike nagu demomudel, kus on arhitektid, on konstruktorid, küte, vent, vesi, kanal, eks ju, tehnoosad ja siuksed asjad. ja idee on selles, et
et see, noh, kui tuli kaustapuust ja templiidist juttu, et töö käib tegelikult loogiliselt nagu niimoodi, et arhitekt jagab mingeid oma faile välja või konstruktor, kes iganes, ja need failid tegelikult lähevad niisugusesse kohta nagu jagatud kaust. ja igal nii-öelda osapoolel või tiimil, kes siin on, neil on oma kaust, kuhu siis hakkavad tekkima failid, mida noh, antud juhul, kui ma klõps on, ma ei tea, siia KV kausta peal näeks, siis küttevent on jaganud välja oma mudeli. ja eks siin tekib nagu üks layer juurde nagu kontrollis ja siis ütleme siis kellegi osapoole, on see siis näiteks arhitekt tahabki näha, et mida küttevad inimesed välja andnud, siis arhitekt tuleb, vaatab seda niisuguses nagu tööriistas, nagu on design collaboration. ma hästi libamise pealt näitan, et alati, kui me teeme demo, siis asjad liiguvad nagu nad liiguvad, eks. Nad ütlebki, et miskit hooldust on siin. ühesõnaga, tuleb, ütleb, mina olen praegu arhitekt, ma näen, et keegi on siin jaganud midagi välja. ütleme näiteks, et KV on jaganud kuskil mingi kausta välja või ütleme VKS või mis iganes, eks. ja ma saan selle vastu võtta nagu teadlikult. ja kui ma näen, et see mudel või fail või mis iganes, siin saab kõikidele asjadele teed seda nagu üles ehitada, ma näen, et see on nagu korras, siis ma võtan ta vastu siit. põhimõtteliselt ma klõpsan siia peale, nüüd läks muidugi natuke liiale juba, oletame, et ja siis ma vaatan ta üle ja võtan ta vastu põhimõtteliselt. ma sellesse ei hakka hetkel nagu väga pikalt nagu süvenema. aga idee on selles, et siis, kui see on vastu võetud projektijuhi või noh, keegi, kes vastutab siis teatud tiimis väliste infode vastuvõtmise eest, siis ta tuleb, võtab selle vastu ja siis need lähevad, oletame, ma olen arhitekt antud juhul, nad lähevad siia consumed kausta ehk mul tekib näiteks, oli see KV kaust näiteks, siin on küttevent vastu võetud, et see on siis vastu võetud. ehk mul tekib kontrollmehhanism, kuidas võtta dokumente, faile või mudeleid vastu. et see oli nüüd siis seotud sellesama loogikaga, millest me rääkisime, struktuurne töö, küsimus oli jah, et template'i, et ja see on nüüd siia süsteemi sisse ehitatud, et seal see ei ole manuaalne failide kopeerimine ühest kaustast teise, et seda kindlasti jätke nagu meelde, et see on tegelikult noh, vägagi hea ja lollikindel süsteem tegelikult, et esiteks te kontrollite, mida te vastu võtate või välja annate ja teiseks te saate ka kontrollida, mis on muutunud, aga see on mingi muu webinari jutt, et tegelikult saab siin väga palju niisugust nii-öelda kontrolli tekitada juurde. nii, versioneerimine on järgmine teema meil siis, eks. versioneerimisega on niisugune asi, et jällegi me ei saa siin öelda, et Docs on ainuke maailmas, kes on lahendanud versioneerimise ära, aga siia on ta samamoodi sisse ehitatud kenasti ja siis tegelikult see on ju klassikaline noh, nagu teema olnud, et kas ikkagi see faili versioon on viimane, eks. et kes kasutab nüüd näiteks Bauhubi, kes kasutab, ma ei tea, Taluxit, kes kasutab Dropboxi, noh, seal on need kõik asjad umbes samad. SharePointis ma ei julge praegu öelda, võib-olla ma tegin liiga, aga ma ei tea, kas seal on, see on nii ja nii. aga ühesõnaga, see on hästi tähtis küsimus on, et kas mul on ikkagi viimane versioon, eks. ja noh, kõige hullem, nagu ma alguses mainisin, kõige hullem on, kui on mitme sama nimega fail, eks ju, või on keegi tõesti pannud sinna taha, kirjutatakse mis iganes kuupäeva asju, siis on kogu see maailm tegelikult laguneb laiali, et seda te kindlasti teate ja olete kogenud, et kas või noh, elementaarne asi linkimisel, eks ju, peab olema, need faili nimed peavad samad olema, kes iganes lingib, siis kõik tehnod ja EK-d lingivad AR alused alla, kui me räägime, eks ju, klassikalisest hoonete projekteerimist, et see peab alati jääma nii-öelda õigeks see nimi. ja kui see ongi see lause, et kui peab küsima, milline on viimane, siis see common data environment tegelikult ei tööta, eks see tõe koht, eks ju. et see on fakt. siis uue faili versus uue versiooni segadus. jällegi mitu faili nimi, noh, see on sama asi, kordab natuke, et jooksin natuke juba ette tekstis. siis ongi, et mis see docs teeb nagu head, ongi, et see tehnilise osa teeb ta väga hästi, et seal on olemas, eks ju, selle faili ajalugu, mis tal nii-öelda tulnud on, võrdlus ja jälgitavus, et kes on laadinud seda kõike, et mis tuleb nüüd juurde siis docsi puhul, ma siis juba näitan ka, kuhu ma seal juba olen, et panin siia lihtsalt ühe PDF-i, siin on siis versiooni ajalugu, kes mida tegi, millal tegi ja mis on nüüd siis väga niisugune ka hea asi on, kui
avatud ja saate ka teda siis võrrelda, mis on muutunud ja mis seal nagu on toimunud, et siin on, saate võrrelda versioon näiteks, ma ei tea, võtan ühte, kuigi siin ei ole mingit suurt muutust toimunud, aga põhimõtteliselt te saate seda dokumenti võrrelda. et kas siis nii või naapidi, et siuksed variandid siin on kõik nagu olemas. aga sellesse me hetkel süviti ei hakka minema, kas see on nüüd see jah, siin on neid nagu funktsioone on, mida kindlasti võib nagu mainida. Ja siis nagu see noh, mõte siin või ongi, et see vastutus jääb nagu inimesele, eks, et see on selge, et ükski tarkvara praegult veel minule teadaolevalt, võib-olla on mingid super ai tarkvarad, kui teate, öelge meile ka kes siis teevad kõike, aga no mõte on see, et ikkagi vastutus jääb inimesele, nagu ma ütlen, docs ei otsusta, kas inimene teeb uue faili, uue versiooni, et peavad olema reeglid, kokkulepped, distsipliin, et sellest ei saa tegelikult noh, keegi lõpuks üle, ja veel sihuke nagu slogan, et docs ei loo usaldust, et ta kas toetab või paljastab selle puudumise, et sihuke huvitav asi, ja ongi, noh, kui versioonid on korras, eks ju, see on üks muidugi pusletükk ainult, et siis kaob ka projektist suur osa vaidlusi ja topelttööd, et topelttööd meile kellelegi ei meeldi, ma eeldan vähemalt. nii, no ja viimane ongi, et vigane versiooni haldus, topelttöö, valed otsused, noh, see meile ei meeldi kellelegi, ma arvan. nii, siis on järgmine on siis nende issue'de loomine, mida saab siis teha või mida siis, kus siis nagu noh, tehakse nagu apsakaid või kuidas öelda. Need issue'd ei ole ainult vigade märkimiseks, nad on nagu juhtimistööriist tegelikult, millega saab siis mõte on joonist parandada, teha mingi probleem nähtavaks, jälgitavaks, et issue'sid saab siis igatemoodi nii-öelda plaanidele, mis iganes plaanidele panna juurde. ma vaatan kohe, kus ta mul siin on. siis ma saan seda näidata ka kohe, üks hetk. no siin lihtsalt noh, nii-öelda visuaali mõistes, et on siin pandud kuskil mingi plaan näiteks ja siia on tehtud siis meile mingisugune märkus mingi failiga ta seotud või on siis mingi tekst pandud. Neid saab siis ka määrata ja kõik ja need jooksevad siis jooniselt joonisele. et siukeste asju saab siis kõikide asjade peale panna, on see siis mudel, on see PDF, DVG, noh, palju meil neid ikka siin liigub, eks ju, üldiselt, et ega nad on väga palju formaate pole, aga neid, mis Autodesk toetab, on hästi-hästi palju, et seda vist ma arvan, teate. Siis on aga mis on tähtis issue'de puhul ongi, et issue'de puhul saab nii-öelda noh, märkida ära siis probleemi, mis see mure on, kes vastutab, millal see tähtaeg on ja mis see staatus on. et kui nagu vastutajat pole, eks ju, siis see pole issue, vaid lihtsalt kommentaar, eks, aga see on nagu kõik võimalik seal sisse ehitada. et issue'de puhul ma korra võib-olla näitangi, milline see issue välja näeb, issue'd on väga võimekad selles, et issue del on ikkagi, siin ma tegin Karolile midagi ja issue del neid väljasid ja asju on hästi-hästi palju, millega ta siduda on, et siis lingid, viited, mis iganes. et mingid dokumendid, et see on hästi-hästi-hästi hea tööriist samamoodi. siis, kus mul on siin puudused, ebakõlad, kohe edasi siit natuke. nii, vastuse tähtaeg loovad selguseks, et see ongi issue'de puhul hästi tähtis. ja no mõte ongi, et see kõik jookseb ühes keskkonnas, eks, et see on tegelikult see, mida me ju taga ajame. et kui ta ühes keskkonnas kogu see maailm ei jookse meil, siis me teame kõik, kuivõrd keeruline on seda kõike hallata tegelikult, et ma arvan, et seda teab kõik. siis, et issue'd on tegelikult projektijuhi tööriist, et seal kasutatakse, kus on vaja otsust teha või reageerimist või mis iganes, et on see mingi puuduolev info, on see mingi vastuolu mudelite vahel, no seda kõik kindlasti on vähem rohkem määral näinud, ma arvan. on mingi ebaselge lahendus, saate märkida ära või siis no ütleme kooskõlastamata muudatused, no igatpidi asju seal võib olla. siis, et milleks siis issue'd, noh, ei sobi, eks ju, et ta ei ole nagu detailseks projekteerimiseks mõeldud, et nendega konkreetselt me ei näita plaanilist vähemalt mingit detailset failises kohta ja ta ei asenda Revitis töötamist, et või noh, ma eeldan jällegi, et Revitis tehakse tööd, et noh, Revitis niikuinii tuleb, noh, tööd tuleb ikka Revitis teha, eks. või et hästi-hästi palju väikseid märkuseid. et kui tahad joonist muuta, siis pead minema joonise juurde.
siis on siin niisugune tööriist veel olemas nagu review'd. Review'd on siis niisugused nagu kinnitusringid, no mis on noh, hea ka üles noh, nagu seada või nii-öelda noh, jah, et sa saad ikkagi mingi joonise või mingi dokumendi või midagi saata nagu kinnitusringile, eks kogu suur see on, üks inimene või viis, aga et sealt siis tekib kogu see jälgitavus, et kuidas see siis töötab, kes on üle vaadanud, kes on kinnitanud, noh, tegelikult on see, eks see suuremate projektide puhul kindlasti on väga, väga, väga vajalik asi, et keegi insener või keegi arhitekt või vanem arhitekt või kes iganes kinnitab selle asja. Et ja see on noh, see lõpulause selle slaidi puhul olekski, et kui issue'd on õigesti kasutusel, et siis ei kao nagu ükski probleem tegelikult teil kuskile meilidesse või Teamsi vestlustesse. ma arvan, et kõik on sellega kokku puutunud jälle, et päris nagu sihuke valus, valus teema. Siis PDF-ide 3D-d, et kuidas nad siis siin selles doksi maailmas nagu PDF-i markeeringute roll projektides, et seda ma juba natuke siit näitasin, aga ütleme, et siis PDF-e kindlasti, noh, ma eeldan, et paljud kasutavad endiselt samamoodi, et, et miks ta nagu vajalik ongi, et ta ongi niisugune formaat tagasisideks, kooskõlastusotsused mingid samamoodi, nagu ma enne näitasin, et saad sinna panna, eks ju, ta on lihtne, universaalne, kõigile arusaadav ja teda lihtsalt nagu tuleks siis ka, noh, ja siin antud juhul saab seda kenasti kasutada, on ju. Siis mis on nii-öelda piirangud, et noh, see on samas, eks ju, kuidas ütlevad, siililegi selge, et ega siis nagu PDF-i muutmine ei muuda, eks ju, meil mudelit. Või vastupidi, kui mudel muutub, siis PDF ei tea sellest midagi, noh, see on nagu elementaarne, nagu ma tõin ta nagu välja, et mudel ei uuene automaatselt ja mudeli kontrolli, kas kommentaar on tegelikult realiseeritud, eks ju, et noh, PDF elab enda elu, see on ju selge, eks ju. Ja just. Nii, siis järgmine, vist AutoCAD Reviti töökogude erinevus. Et AutoCAD-i maailmas on PDF tihti noh, nagu töövahendiks, noh, millega siis suheldakse, aga Reviti maailmas on PDF pigem suhtlusvahend, et seal saab siis suhelda, et mis ja kus ja kuigi noh, kui nüüd kasutada seda nagu pilve funktsiooni, siis saab ju mudeli sisse ka panna kõiki neid kommentaare ja asju, aga noh, PDF on loetavam. on ju inimesi, kellele meeldib plaani peal tööd teha ja et seda ei saa siit ära võtta, eks ju, et ja ongi, et AutoCAD-i puhul on joonis on peamine, Revitis on mudel on peamine, PDF on tulemus siis, mitte allikas. noh, kui võtta Revit, siis võib ka öelda, et Reviti puhul nagu AutoCAD on Revitist tulev tegelikult joonis, sest see RKC nõuded on ka ju, et mudel on peamine ja kõik muu tuleb ju tegelikult mudelist, eks, et ühesõnaga on niisugused lihtsalt väiksed meeldetuletused, eks ju, PDF-i kasutada siis tagasisideks, et seda saab kõike siin teha, kommentaarid, kooskõlastused, seda me juba ennem käisime natuke üle siin. ja mida markeeringud teevad, nad ei muuda siis mudelit, et see on ikkagi selliseks koostöövormiks. et ikkagi inimene peab mudelit siis täiendama sellest vaatest. nii, siis järgmine 6. punkt, see vist peaks ka olema meil selle koha pealt viimane, et kui see common data environment ei tööta, et siis tegelikult laguneb koostöö, et see on niisugune nagu slogan või siis valus lause. et põhiline, kus me siis kaotame tegelikult noh, aega või ütleme, nojah, aega tegelikult, aeg ja raha on üks sama siin maailmas, eks ju, et kui otsitakse valeinfot valest kohast, et kõik need, ütleme, eelnevad ajad, mis ma nagu mainisin erineva nurga alt, et need ongi, et need ei ole IT-probleemid tegelikult, et nad on, noh, tegelikult on need projekti riskid, on ju. et tegelikult ju huvitab kogu selle asja, noh, idee on ikkagi teha nii sirgelt kui võimalik asju ja et info jõuaks õigele inimesele õigel ajal, on see siis alusfail, on see kommentaar, on see mingi kinnitusring, mis iganes, eks. et ja tulebki, et kui on, ütleme, noh, topelttööd, see on selge, et see on rahaline kulu ja kellele meil see siis meeldib, eks ju, et projekteerimistähtaeg lükkub, parandused, viivitused, topelttöö ei ole eksimus, vaid tegelikult on ta protsessi viga. et, et kui ikkagi info ei ole õigel ajal õiges kohas, siis ongi valus. et see tegelikult on ju väga-väga halb
halb näitaja. Äh, Samamoodi, kui läheb nii-öelda välja vale joonis, vale mis iganes info, see on lõpuks, kuskil ta tuleb ikka välja, tuleb ta siis ütleme, projekti kontrolli käigus välja, on tore, aga kui ta tuleb platsil välja, siis ma usun jällegi, et kõik, kes on praktikud, teavad, et kui see jõuab juba platsile, siis on juba palju-palju keerulisem ja raskem seda kõike teha, et ongi, on see siis vale joonis, vana mudel, mingisugune ristumine, eks, et see ja noh, see ongi, et ehituses ei ole seda undo nuppu, et ma ütlen tegelikult ka kõigile, et ikkagi nii-öelda projekteerimise faasis on asju kümneid kordi odavam korrigeerida, pigem paar korda rohkem vaadata ja kui ehitusel, eks, et siis on juba hapu, et kui kuskil on avad lõigatud ja paneelid on platsil, et siis on nagu karm, aga nüüd, kui nüüd see keskkond on ka hästi seadistatud, siis on see veel nagu parem, et me ikkagi, ma eeldan, et kõik me pürgime noh, nii heaks või noh, kes meist tahab teha asju, mis ei ole nagu väga loogilised ja head, eks ju, et. Ja siis lihtsalt Foorumist on jooksnud läbi niisugune tsitaat, et kuidas ma olen kindel, et tegu on viimase versiooniga, et kui see küsimus nagu tekib, tegelikult siis tähendab seda, et see protsess ja see struktuur ei ole ehitatud õigesti ja see common data environment ei täida oma rolli. Et tegelikult peaks see olema nagu default'ina teada, et alati fail on õige, kõik on õige, vastu võetud, mis iganes, et lõpetuseks võikski selle koha pealt öelda, et common data environment, siis mõte ei ole faile jagada, vaid anda kindlus, mille alusel me otsuseid teeme. Et sellega vist võiksingi ma enda osa lõpetada, ma loodan, et oli abiks. Jah, see oli nüüd sul, oligi viimane fail? see oli minu arust viimane jah, ma võin korra vaadata, et mis siit tuleb, Mhm. okei, koostöö Loe, lagunud, jah, see ongi. kordab seda, jah, seda ülemist nii ma lõpetan share'i ära vist või ei või? Viskan viimase slaidi või? Sa võtad ja kokku? pane viimane slaid, jah, see on nagunii seesama. Et jah, see tänane webinar sai selline, nagu ta sai. Me tavaliselt küsime nüüd lõpus, et kas teil on mingeid küsimusi, mis praegu on tekkinud. Et kui on, pange julgelt chati. kui mõte on veel poolik, siis koostage lõpuni kunagi ja saatke kas siis kirja teel või alati saab helistada, kui on tekkinud küsimusi. Ja küsimusi võib jah tekkida, ütleme, kui nüüd siin ma vaatasin, et ainult üks inimene vastas, et on kasutanud Doxi, mis ei ole noh, väga suur üllatus, nagu Alar mainis, platvorme on väga mitmeid. Ühte läheb ühes projektis vaja, teist teises ja võib-olla kolmandat tahaks üldse ise hakata kasutama ja levitama, eks ole. Et see doks liigub ülespoole või siis rohkem nagu laiali just tänu nendele sügavatele funktsioonidele, ma ütleks, mida noh, saaks võib-olla isegi jah, näiteks mingit ühte konkreetset funktsiooni, näiteks kuidas faile nimetada. Selle jaoks on Docsis olemas eraldi tööriist, ta kohe annab nagu lahtrid ette, millest tekib mingi indekseerimine ja sellest võiks jah, rääkida vabalt pool tundi. jah, ainult nimetamist kasutada ja kuidas Docs saaks olla tõhus tööriist selles osas. Et neid webinare me plaanime siis teha ka tulevikus, et minna järjest täpsemalt mingite funktsioonide juurde. Et see oli jah, praegu selline esimene webinar just sellistel teemadel, mis me mõtlesime, et on võib-olla kuskil nagu pinna all või eesriide taga ja tegelikult ei ole mõtet neid teha nägu, et neid ei ole olemas, sest on takerdumisi, et nagu Alar ütles ka alguses, et noh, et selle platvormiga kiirustada ei saa, andmed käivad väga mitmest serverist läbi kohati või noh, need serverid on kohati kauged ja mis seal salata, ega kui me oleme
noh, massiliselt inimkonnana nüüd liikumas pilve ja seda tehakse igal pool, siis mm, tekivad perioodid, kui ressurssi jääb väheseks ja ongi ka serverite liiklus kohati aeglasem, et seda Autodesk üldse ei salga. aga Mm. noh, tõenäoliselt selles asjas ei ole Autodesk küll üksi. et senimaani on kõik ilusti ikkagi toiminud. aga tänasega ma ütleksin suur tänu kõigile, kes olid kohal ja kuulasid meid. kutsun üles ka järgmistele webinaridele ning ilusat päeva jätku ja aitäh sulle ka, Alar. Just, palun ja tänan. järgmiste kordadeni. Just, nägemist.